Tere õhtust teile! Mina olen Merle Vaha ja kutsun teid jälle Tupperware kodusesse kokaklubisse. Täna on mul väga hea meel tutvustada minu selle suve ja paljude kodude selle suve kindlasti suurt lemmikut, Mandochef viilutajat. Sest nüüd on hoidiste tegemise aeg, salatite tegemine ja Mandochef viilutaja on selles mõttes super abiline. Mandochef viilutaja koosneb siis kogu korpusest, millel on siis olemas siletera ja samamoodi on siin all peidik, võtan selle siit ära, siin sees on ka sakiline tera, et me saame teha ka selliseid lõbusaid krõpsusid või toredaid kõrvitsasalateid, kurgisalateid. Siletera on siis reguleeritav 2 nupuga kogu see süsteem. Viilud, kui me tahame teha, on olemas ümmargune nupp. Ka see on väga oluline käega tuntav ja me saame 0–9 millimeetrit teha erinevad viilud paksusega. Kolmnurkne on mõeldud erinevate ribade valmistamiseks ja ribade puhul saame me teha paksemad ja õhemad viilud. On ju lihtne. Samuti on oluline teada, et all on teral kaitse. Olemas on käepide ja kui te kahtlete ja tahate näha, kuidas see asi täpselt käib, siis jälgige alati tootel olevat ka QR-koodi, millega on väga hea näha toodete tutvustust. Komplekti kuulub siis erinevad terad. Väga oluline on sõrmekaitse, millega me siis valmistame kõik siin peal, et meie käed oleksid kaitstud. Ja paneme selle oodiku praegu kõrvale. Väga oluline on meie abiline, meie kasutusjuhend. See on nüüd tõesti selline abiline, mida peab hoidma alles nii kaua, kui teil on Mandochef olemas. Ühel pool on juhend, kuidas kasutada siledat tera ja teisel pool, kuidas sakilist tera. Mida valmistada Mandochefiga? Mandochefiga võime valmistada lasagnet, erinevad salatid, erinevad kas kartulisalatid või hoopis hoidistamiseks. Te võite teha viilud, te võite teha ribad. Aga pikk jutt, alustame valmistamisega. Täna on mul plaanis teha perele hakklihaga lasagne ja teeks ka suppi. Supi jaoks on vaja erinevad ained tükeldada. Kui me tahame teha kartulisalatit, siis tükeldame juba keedetud. Arvestame siis sellega, et kuubikute tegemisel on meil vaja riba. Kõigepealt, kui paksu viilu me tahame, siit reguleerime paksuse, külje pealt 0–9 paneme maksimumi ja paneme siit ka välja jämedamad ribad. Mis on oluline teada alati, kui te olete ära kasutanud, panna tagasi 0 asendisse. Tabalukk on peal. See on üks kõige olulisem asi, sellepärast, et siis on teie toode kaitstud ja te ei saa ennast vigastada, kui ta on kappi pandud. Nii, võtame lõikelaua, paneme lõikelaua siia alla ja juhendi võtame alati kätte sama pidi, nagu on meil Mandochef. Käepide siin, kõrvale paneme siis juhendi. Ja kasutame erinevaid köögivilju, mida me hoiame siis ventsmartkarpides. Siin kõrval on näha sellega soodustused. No te lihtsalt peate seda nägema. Vaadake meie kodulehelt või vaadake minu esitlusi või võtke ühendust oma esitlejaga, sellepärast, et kõik suurkomplekt ventsmarte, erinevad kausid, hoidistamiseks vajalikud tooted on sellel kuul eripakkumises. Ventsmartidest oleme me siis palju rääkinud ja praegu on mul siis kaasas siin 4,4 ventsmart, kus on siis kohe olemas kaalikas, porgand ja mis on kõige toredam, alati porgandid. Puhastage juba ventsmarti ära, sest siis neid süüakse. Need on sellised väikesed ja lõbusad, neid siin kuubikute vahel on võib-olla natuke raskem teha, viilu saame teha, aga kui me tahame teha lasagnet, siis esiteks, meil on praegu kuubikud pandud. Nii, võtame koorijad, on praegu eripakkumises 2 ühe hinnaga, aga minul on nad juba kooritud. Nüüd vajutame sellesama kaalika siia otsa ja kuidas me saame kuubikud? Vaatame peale. Läheme ühtepidi, keerame ringi 90 kraadi ja tuleme tagasi. Nii ja keerame. Nii ja keerame. Nii ja keerame. Ja kui me teeme seda rahulikult oma ette, siis on need väga lihtne teha. Nii. Ja muudkui vajutame peale, et tuleksid ühtlased kuubikud. Palun väga, supi jaoks väga hea teha. Eks ta on natuke eemal praegu, kui ta on täpselt meil nina ees, siis nad tulevadki sellised mõnusad väikesed kuubikud. Ja see on supi jaoks just parim. Nii,
paneme selle siit ära, kaalikas on tehtud. Mida me suppi veel tahame panna? Kasutame selleks, et supi materjal valmis teha. Kasutame meie triokausse. Triokausid on ka sellel kuul eripakkumises. Nii, et aega säästa. Teeme kuubikud valmis. Kaalikas tehtud. Nii, kartul. Võtame kartulid. Kartulid teeme ka kuubikuteks. Kartulitega võime ka teha friikartulid, võime teha, kui ma tahan friikartuleid, siis teeme me väga lihtsalt, ainult ühtepidi. Edasi-tagasi sõidame siin peal ja friikartulid on valmis. Palun väga, niisama lihtsalt. Kui me tahame kuubikuid teha, siis kuubikute jaoks võtame kartuli ja teeme täpselt sama liigutuse. Jälle vajutame hoidikudele peale ühtepidi ja teistpidi. Ühtepidi ja teistpidi. Selle kohta on meie kallis Natalja kunagi öelnud, et võtke 10 kartulit ja teil on asi selge. Kujutage nüüd ette, et te tahate teha kõrvitsasalatit. Te tahate teha suvikõrvitsast erinevaid asju. Ja palun väga, salati jaoks või siis tahate teha hoopis suppi. Kuubikud on imelihtsalt tehtud. Nii, kuubikud valame ära. Mida me võiksime veel sellega valmistada? Kuubikud, ribad, siis teie valik, kas te teete sakilised või siledad, kuidas te just ise tahate. Nii, kindlasti on oluline teada, et ka siledat viilu on siin ja teine on siis peenem vahe, sileviil ja võimalikult õhukest. Kui ma tahan näiteks teha sibulat viilutada, tahan teha heeringaga midagi, tahan teha erinevaid salateid, sest väga hea on marineeritud sibulise teha või kurgid viilutada. Ja ongi praegu on meil pandud number 2, see imeõhuke viil. Ja nüüd on ainult siin peal sõidame. Kui te teete seda rahulikult oma ette, palun väga, imeõhukesed viilud tehtud. Tõstame kõrvale. Ja saab veel õhemat teha. Ja kõik on filigraanselt korraga tehtud. Te võite siin teha kõikvõimalikke erinevaid köögivilju. Te võite teha siin täiesti suuri köögivilju. Aga kui ma tahan teha lasanjet, siis on mul 5, ma nüüd proovin teda praegu niimoodi teha, et paneme ta natuke paksemaks. Nii, ja üks variant on teha lihtsalt viilud, eks ole. Me võime ka lasanjet teha või gratääni, et meil on ühesugused viilud. Nii, palun väga, ühesugused viilud, ime lihtsalt tehtud ja see on teie tohutu aja kokkuhoid. Te teete viilud valmis, panete aluse peale, mina kasutan selleks muuseas meie Ultra Pro potti, panen kihi suvikõrvitsat, panen tomatipastat, panen hakkliha, jälle suvikõrvitsat, jälle tomatipastat, jälle hakkliha ja peale valab tehtud valmis segu, mille ma siis valmistan meie shakeris, ime lihtsalt, panen kas koore, muna, millega just tahan, teen valmis, valan peale ja panen ahju. Lisaks on selle sama Mandochef viilutajaga võimalus siis teha, nagu ma juba rääkisin, kui teil on kurgid, lasete pikad viilud, teete õhukesed viilud ja väga mugav on need lappida purkidesse. Kui kasutate meie pastatange, tõstate viilud siia valmis. Minu viis kiirelt head kurgisalatit teha on kasukakurk ja kasukakurgid teeme me nii, et viilutame kurgid ära, paneme kõik purki, vahele tilli, vahele maitseained, keedan marinaadi, valan peale, gaas peale, lasen pool tundi seista. Uuesti valan marinaadi potti tagasi, kasutan selleks muidugi tupperware-potte ja siis lasen marinaadi uuesti keema, lisan uuesti marinaadi, panen kaane peale ja lapin tupperware termokotti. Ja teate, kes on minu kurke söönud, siis nüüd öelge, ma arvan, et te nõustute minuga, nad on krõmpsud, nad ei saa üle valmida ja tõesti lihtne, sest suvi on tarvis ka purki talletada ja selleks saame me teha suvikõrvitsast midagi põnevat, kurkidest, kas viilutades, kas ribastades, kuidas me just tahame. Siin saate teha vokiroad, siin saate teha supi salatimaterjalid, siin saate teha erinevad puuviljad, mida te tahate viilutada, samamoodi kuivatatud õunad teha, kuivatatud pirnid või hoopis tahategi teha sellist želees varianti. Selles mõttes on Mandochef viilutaja kõik kompaktselt koos. Tera, mis on siis väga lihtne vahetada, näitan ka seda, tuleb siit ära ja lihtsalt paneme nüüd sakilise tera, hangid paika ja te ei saa ennast vigastada. See on hästi oluline. Kasutage siis võimalust, et sellel kuul soetada Mandochef viilutaja endale erihinnaga. Supi jaoks on väga lihtne kõik asjad valmis teha ja veel toredam, kui nad on juba purki pandud, siis ka kasutada.
Tahtsin teile ka näidata Vensmart karbis, kes eelmine nädal meie siis külili varianti nägid, kuna telefon tegi oma trikke, toodi mulle just varssellerit ja palun väga, täiesti krõmps varsseller on siis alles eelmisest nädalast nädal aega ja teda võib siis siit mõnusalt võtta salatite jaoks. Mida ma teen varsselleriga? Varsselleriga meeldib mul valmistada kiiret salatit ja selleks on loomulikult super hea kasutada ka lisaks salatimaterjali suhtes ube, varsselleri salat ubadega ja ma pean seda teile lihtsalt näitama, sest sellel kuul on kõigile, kes ostavad kindla summa eest võimalus see superabiline Tupperware konserviavaja soetada imehea hinnaga. Küsige oma esitlejalt või kirjutage mulle Merle Vaha, sest te tõesti peate seda olukorda kasutama. Kui võtate terve komplekti Vensmart karpe, mis on poole hinnaga, saate meie konserviavaja ka imehea hinnaga. Näitan ette. Lahtine, kinnine, teeme lahti, 2 värviga käib lahti, pannakse peale, et ta jääks kinni. Noh, mis siis nüüd? Et ta jääks kinni, karp on kinni, ainult keerame. See on nüüd tõesti asi, millega saavad lapsed ka ideaalselt hakkama. Salatite sisse kikerherned, mais, herned, uad ja palun väga. Põhimõtteliselt, kui meil on siin sprotipulk, no nii, esitlusel hea näidata just, on ju. Palun väga, täiesti väljaspoolt ära keeratud, täiesti sile. Me võime põhimõtteliselt selle kaane ära visata ja äär on puhas ja täiesti ohutu. Kui me tahame kaane tagasi peale, paneme peale, aga sel juhul soovitan teha risti peale. Ubadega salat on varsselleriga minu suur lemmik. Ja mis on veel, mille me näitasime ka eelmine nädal, kindlasti ärge unustage ülihea hinnaga meie käsispiraalitaja, millega siis ka muuseas on väga hea teha porgandist, suvikõrvitsast, lõbusad salatid, panna nad purki, marinad peale või teha vokirooga või praadida või teha omletti. Sest suvi on lihtsalt nii ürike, siis kasutame seda võimalust. Sellel nädalal on eripakkumises ka sellised toredad helbekausid, 3 komplekt, kellel on olemas meie tarretise vorm päevalill, siis teadke, selle helbekausi kaan sobib ideaalselt just nimelt tarretise vormile alla lisakaaneks. Ja kui te tahate nüüd soojad toidud talletada, siis samuti on sellel nädalal veel eripakkumises piiratud kogus täiesti uus isotuua, natuke kõrgem. See siin on madalam variant, aga praegu on sooduses kõrgem variant. Isotuua termopott koosneb siis 2 kaanest, mis on oluline teada. Kui Tupperware toode on 2 värviga, ta käib lahti. Kes seda ei teadnud, tehke nii. Paljudel on olemas valge ja tumedaga, et ta käib lahti. Anum koosneb 2 anumast, et te saate kasutada eraldi. Õhusoojusega hoiab ta kuumana ja lisagaas, mis käib siis siia peale, et kaasa võtta või säilitada. Mõni kasutab isegi taignapausina. See suurepärane komplekt on siis ka sellel nädalal eripakkumises. Kasutage juhust, võtke ühendust oma esitlejaga. Ja lisaks on niivõrd palju põnevaid pakkumisi praegu, et lihtsalt see tuleb ära kasutada. Täna tahan ka kindlasti öelda teile veel, et palun, kes nüüd kommenteerivad ja vaatavad, siis kirjutage teie, mida meeldib teile teha suvikõrvitsast ja kurkidest. Kuidas teie kasutate neid hoidistes ja mida valmistate, sest need ideed kuluvad meile kõigile marjaks ära, igalühel oma idee ja siis on neid hea kasutada. Ja kõigi kommenteerijate vahel tuleb loterii. Eelmised loteriid olen ma teile veel võlgu, siis ma tahan kindlasti nüüd öelda trummipõrinaga, et 21. juulil oli meil küsimus, mida teha maasikatest ja kõigi kommenteerijate vahel lubasin välja loosida Vensmardi. Selle loosimise võitis trummipõrin, mina võitis Olga Abramova. Palju õnne! 28. juulil rääkisime kissellide tegemisest ja seal, kes ideid omavahel jagasid, võitis kommenteerijate vahel Segisti, trummipõrin, Kristel Arge. Palju õnne! Ja eelmisel nädalal, kui meil oli siis väga lõbus selline natuke viltu variant, kus me spiraalitajast rääkisime, oli meil loterii ja seal küsisin mina, kuidas teie kasutate spiraalitajat ja seal võitis kommenteerijate vahel Marianne Samm Haapsalu, meie superhea väikese kaabitsa. Tänased kommenteerijad, olge siis head, kirjutage oma ideed, kuidas kurkidest
erinevaid huvitavaid hoidiseid teha. Ja nüüd, kui te mõtlete, et koorijad on nii hea hinnaga, et tahaks kohe proovida, siis see on teie viis. Võtke ühendust oma esitlejaga, tulge Tupperware esitlustele ja te saate proovida, kumb koorija on teie lemmik või on nad mõlemad. Olge rõõmsad, säilitage suvi purkidesse ja kohtumiseni juba järgmisel teisipäeval. Mina olen Merle Vaha, Tupperware esitleja. Olgem rõõmsad!